taaskord väga ammu näinud. Viimati oli siis sügisel, kui ma teadvustasin, et see sammune pisikene siin, kes üritab magama jääda, aga väga hästi see ei õnnestu, ma ei tea. Hängib hetkel siin niisama, vaatame, kui kaua kannatab üldse filmida. Ühesõnaga te saite teada, et on tüdruk tulemas ja nüüd siis näed, oleme siin. Pisike saab kohe-kohe 2-kuuseks juba. Põhimõtteliselt vist samal päeval, kui Eestis kuulutati välja eriolukord. Palusin ma teil siis endale küsimusi esitada, et viiks teid siis kurssi sellega, mis vahepeal toimunud on ja vastaks siis nendele küsimustele täpselt, et mis teid huvitab. Ma tunnen ennast veidi ka võib-olla siis selline ebamugavalt siin kaamera ees, et palun vabandust, tõesti, kuna nii kaua ei ole filminud, siis on selline veits siuke imelik tunne ja mul on küüned välja kasvanud, mul on kulmud korrast ära, mul on juuste väljakasv selline, milline mul ei ole olnud see, ma ei tea, ma arvan viimased mingi 15 aastat ja ma tunnen ennast nagu tõeline kartul siin kodus ausalt, aga lõin natukene üles ennast. Seda ei juhtu kohe mitte üldse iga päev. Igatahes ma võtan siit Instagrami story'st siis need küsimused ette ja vaatame, mis teid siis kõige rohkem huvitas. Nii, kuidas siis minu raseduse lõpp kulges? Minu tähtaeg oli siis jaanuari lõpp ja ma ise arvasin alguses, et ta ehk tuleb üldse varem. Aga ma kogu aeg lootsin, et ta tuleb 2. veebruaril, sest et mul on numbritega tõeline teema. Me veel jõuame selleni ka ja mulle nii oleks meeldinud, kui sünnikuupäev oleks olnud 02.02.20. Ei tulnud varem, ei tulnud tähtajal, ei tulnud 2. veebruaril ja siis ma hakkasin edasi ootama. Ja 10. veebruar mul oli siis pandud esile kutsumise aeg ITK-sse. Nii et liigume siis sealt sujuvalt edasi, kõik tahtsid teada ju, kuidas sünnitus läks. Teate, sellest sünnitusest on möödas 8 nädalat ja mul on juba meelest läinud väga paljusid asju. Aga esmaspäeva hommikul, 10. veebruari hommikul läksime me siis ITK-sse Joosepiga ja seal oli nii palju inimesi. Ma olin juba mingi, oh my god, me ei saa peret palatit, appikene, et igasugused sellised mõtted käisid peast läbi. Registreerisin ennast sisse ära. Läksin ülevaatusele, mulle öeldi, et oi näe, siin on 4 sentimeetrit avatust, et teeme veed lahti. Ma olin mingi, okei, ma mõtlesin, et ma hakkan saama keeli, ma pean hakkama mingit asja jooma endale sisse, et ma olen veel mingi, ma ei tea, vähemalt 24 tundi seal sünnituseelses, aga selles suhtes siis minu nagu ikkagi positiivseks üllatuseks tehti veed lahti ja me saime minna Joosepiga kohe üles sünnitustuppa, mis tähendas seda, et me saime koos olla, et ma ei pidanud olema seal üksinda. Kell 11 tehti siis veed lahti, siis ma hakkasin neid kokkutõmbeid ootama ja neid ei tulnud. Midagi vist oli, aga vähe. Nii et kell 3 pandi mulle siis veeni sellist ainet, mis hakkas siis neid kokkutõmbeid esile kutsuma. Ja need hakkasid siis kohe tulema ja kella 3-st kella 6-ni ma valutasin, ma mõtlesin, et ma ei jaksa enam, ma ei taha enam appi. Ja siis kell 6 tuli minu sõbranna ämmakas, tal sai tööpäev läbi, ta tuli minu juurde. Ja me siis olimegi lootnud ja planeerinud niimoodi, et ta saab tulla mulle sünnituse juurde. Sai õnneks ja tema tuli, siis ta küsis, et äkki tahad epiduraali ja ma olin mingi jaa, ma tegelikult ootsingi sind, et ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi tahtsin, et ta on seal olemas ja siis võtsin epiduraali ja vau, nagu see oli nii tore. Ma ei tundnud mitte midagi enam. Hästi natukene ja ma sain lihtsalt vaadata nagu ekraani, kuidas ma näen, et see kokkutõmme hakkab tulema, jõuab tippu välja ja hakkab langema ja ma ei tunne ise mitte midagi, mitte mingit valu. Siis ma seal olin selle epiduraali mõju all kuni kella 10-ni ja mul oli nii palju juhtmeid küljes, mul oli beebi pea küljes, oli andur, et tema südamelööki jälgida, sest et tema süda lõi natukene
ebaühtlaselt. Ma olin igatpidi nagu juhtmetes kinni ja ma ei saanud alates kella 6 ka voodist enam tõusta, sest et epiduraal võttis mul jalgadest täiesti igasuguse tunde ära. Kella 10 siis vist oli nii palju avatust, ma ei saanud enam uut epiduraali sahmakat endale lasta, muidu ma lasin seda iga tunni aja tagant endale. Ja siis hakkas uuesti valutamine pihta ja ootamine, et tekiks täisavatus, mis on siis 10 sentimeetrit, kes ei tea. Ühel hetkel oli see 10 senti siis olemas ja nüüd oli see, et no nii, et hakkame ootama, et beebi hakkaks siis langema. Mõtlesin kogu aeg ise, et nii, et tule, vaju, hakka tulema. Hullult üritasin zen olla, ise samal ajal oli no nii valus. Ja pigistasin seal Joosepi kätt ja pigistasin voodiraame ja kõike. Aga ma olin enne käinud joogas ja see täiega aitas mul nagu teadlikult hingata, et vähemalt ma nagu oskasin hingata sellel ajal ja ta ei hakanud tulema. Beebi ei hakanud, jah, sa ei hakanud tulema. Minul tekkis mingil hetkel siis palavik ja beebi süda ka endiselt siis ei löönud nagu korrektselt. Ehk siis tegelikult oli tekkinud mingi põletik. Ühel hetkel tuli arst. Mina küsisin, et palun, kas me saame midagi teha nagu küsisin endale vaakumit ise, mida ma pärast on teada, et mitte keegi ise endale vaakumit kunagi ei küsi. Aga ma olin selleks hetkeks nii kutu ja tulid, vaatasid. Põhimõtteliselt midagi toimunud ei olnud, arst läks minema. Ma olin lihtsalt mingi, mis toimub ja tulid natukese aja pärast tagasi ja ütlesid, et lapsid ise tulema ei hakka, et tuleb keisrisse minna. Ja see oli kuskil siis öösel kella peale 2 natukene. Ja ma olin lihtsalt mingi, lähme, andke mulle see paber, ma kirjutan alla. Ma olin nagu enda peas kuidagi selle nii välja mõelnud juba varasemalt. Ma olin kõik küsimused juba ka ära küsinud selle keisri kohta samal päeval siis oma sõbranna käest ja ma teadsin, et kui see nagu vajadus tuleb, siis me lähme. Ja noh, mis mul muud üle selles suhtes ka jääb. Ma ei tea, mul oli mingi sisetunne täiesti tegelikult raseduse alguses saadik, et ma kardan, et mu siis sünnitusteed on liiga kitsad ja beebi ise ei tule ja mul tuleb keiser. Mul oli mingi selline sisetunne reaalselt kogu aeg olnud ja nagu näha, siis see juhtuski. Ja siis me läksime keisrisse. Mis ma sellest keisrist mäletan on see, et mind pandi sinna keisrilauale niimoodi käed laiali ja ma ütlesin oma sõbrannale, et Mari-Liis, ma olen nagu Jeesus. See on nagu asi, mida ma mäletan. Siis ma olin kogu aeg üleval tegelikult. Tehti ühesõnaga siis see kohalik tuimestus ainult alakehale, et ma olin ise terve selle aja üleval ja ma nägin seina peal kella. Ja ma nüüd räägin teile oma numbrite obsessionist lihtsalt. Ma reaalselt olen keisrilaual, ma vaatan, et kell oli mingi 2:30 midagi ja ma mõtlen oma peas, et issa mulle nii meeldiks, kui ta sünniks 2:40. Sest et mul on teema numbritega 2 ja 4, kuna meie tähtpäev Joosepiga on 4. veebruar, no 4.02. Ja siis mina mõtlesin ja lootsin, et nii äge oleks, kui ta sünniks 2:40. Ja kui siis pisik ühel hetkel mu kõhust välja võeti ja mulle öeldi, et jätke see kellaaeg endale nüüd meelde, teie tütar sündis 2:42, siis ma olin lihtsalt mingi, juba on meeles, ei pea isegi pingutama mitte. Ja ta oli siis jah, 2:42 oli ta mu kõhust väljas. Kiiresti hakati teda seal puhastama, sest et tuli välja, et tema olukord kõhus oli läinud väga ebameeldivaks, tal oli seal väga halb olla ja see oli tegelikult üsna viimane hetk minna keisrile, nii et mul on väga hea meel, et me seda tegime, mitte see ei juhtunud 2 tundi hiljem juba kriitilises olukorras. Ja siis mulle korraks näidati tema nägu, mul tuli pisar ja siis ta viidi ära. Me olime lootnud, et peale keisrit saab siis Joosep teha temaga kehakontakti, aga kahjuks seda ei juhtunud, kuna ta tuli sealt ikkagi kehvas seisus välja. Siis Joosep teda küll korraks nägi, kui teda seal mõõdeti ja kaaluti, aga siis viidi ta kohe intensiivi. Ma olin kusjuures terve selle keisri aja ja peale seda üle keha lihtsalt vappusin, värisesin. See oli nii jõudne, mul lihtsalt kogu keha valutas sellest, et ma värisen niimoodi. Ja kuna mul on ka üks õlavigastus, siis mu õlg nii valutas sellest, et ma nagu olin nii pinges. Ja ma nagu üritasin hullult ennast tõdestada, et hakka parem. Aga lõpuks oli niimoodi, et kui toodi väike lissu ja pandi mulle tissi otsa, siis mu keha rahunes maha ja kõik värinad kadusid ära. Et jah, see oli üks väga ilus hetk.
öösel ma ei maganud, ma lihtsalt ei suutnud magada, ma ainult vaatasin teda ja tegin mingi pildi kottpimedas, et saata nagu perekonnale, et näe, siin ta on. Kirjutasin mõningatele sõpradele, et ta on näe olemas nüüd. Ja hommikul siis hakati mind mingil hetkel püsti ajama sealt voodist. Ja oi, kui valus see oli. See nagu põhimõtteliselt sirgelt ma püsti seista ei saanud. Ise ma Lisbethi ka hoida ega tõsta ei saanud. Et see oli siuke paras protsess oli see taastumine. Õnneks läks meil ikkagi niimoodi, et samal päeval sain ma perepalatisse ja Joosep sai ka siis tulla meiega haiglasse. Ja see oli teisipäeval ja haiglast välja saime me pühapäeval. Sest et selgus, et beebil oli põletik ikkagi siis tekkinud, et põletiku näit oli natukene liiga kõrge. Nii et me pidime jääma siin antibiootikume saama. Aga nii me siis seal haiglas olime ühesõnaga peaaegu nädal aega taastusime ja lõpuks siis pühapäevaks sai selle näidu niimoodi korda, et saime koju tulla. Aga jah, selline siis see sünnitus oli, et mitte nagu loomulikult seal ei tulnud nii-öelda midagi ja olin siuke paras nagu robot oma juhtmetega, aga täitsa ükskõik, sest et lõpptulemus on siin ja ausalt ma nagu pole mitte kunagi nii õnnelik olnud kui need viimased 2 kuud ja see isolatsioonis olek on ka nagu temaga koos, ma arvan, nagu palju toredam, et kui me peaksime siin Joosepiga kahekesi istuma ja mitte kuskil käia ei saa ja olla ei tohi ja oleks see ikka päris siuke frustreeriv, ma arvan, aga kuna mul on siuke väike seltsiline siin kogu aeg kodus, sest Joosep peab ikkagi tööl käima edasi, siis see on jah, see on palju. Järgmine siis teema oli see, et nime teema. Et nime ma ju tegelikult varem välja ei öelnud, aga ma ütlesin, et meil on see nimi olnud aastaid olemas. Ja see nimi tuli sellisest filmist nagu Lohetataveeringuga tüdruk. Ja seal on siis peaosalise nimi on Lisbeth ja kui me kunagi Joosepiga seda filmi vaatasime, siis me lihtsalt olime mingi, issand, kui ilus nimi. Ja olimegi niimoodi, et davai, kunagi kui tütre saame, siis paneme selle nime talle ja nii läkski. Et meil ei olnud mitte ühtegi muud varianti, mitte ühtegi muud mõtet. Siis küsiti, et kuidas mul imetamisega läheb. Ja alguses oli see natukene keeruline, sest et haiglas pidin ma ühel hetkel hakkama talle seda rinnapiimasendajat natukene andma ja siis ma pumpasin seal ja ühesõnaga katsetasime igasuguseid asju, aga see oli tegelikult ainult 2 päeva kogu sellest ajast, kui oli vaja natukene lisa anda ja mul seal pumbata. Aga peale seda on meil kõik väga hästi läinud, et saab ainult rinnapiima, sööb tublisti, kasvab väga tublisti ja mul on rinnad siin kohati ka ikkagi haiget teinud, et väga hea asi. Et kellel kunagi peaks tulema siis ka see probleem, et rinnad teevad haiget, on valusad peale imetamist, siis Multimam kompress on nagu mega hea asi, mida kasutada, et täiega soovitan. See on küll suht kallis, minu arust see on vist mingi 12 € ja siin ongi 12 tükki neid sees või, et 1 € on üks kompress siis nagu. Aga see tasub ennast ära. Üks siin tahab ka jutustada, ta on meil siuke jutustaja. Oled siuke jutustaja? Tahad jah? Tahad siin ka rääkida midagi? Äkki punkar. Kas Lisbeth laseb öösiti magada? Jaa, ta on nii tubli laps. Me lihtsalt ei jõua ära kiita teda ausalt öeldes. Ta vahepeal teeb isegi mingeid 7-tunniseid unesid öösel. Aga muidu üldiselt on selline mingi 4-5 tundi on üks pikem uni. Ja vist tegelikult ongi niimoodi, et ma pean öösel tõusma 1 korra tema söötmiseks ja teine kord on juba siuke vara hommikul, et ma ise võib-olla isegi jään ülesse või siis magan taga veel edasi. Aga jah, saame väga hästi magada, et Joosep saab ka ilusti magada ja tööl edasi käia, et ei ole seda, et ta nagu oleks magamata ja peab seal tööl siis päeval piinlema. Siis on hästi palju seda küsimust, et kuidas meil üldse beebiga elu sujub, et kas see on kergem või raskem, kui ma arvasin. Ja seda kergust ja raskust on väga raske hinnata. Mõni päev on nagu poleks mitte midagi, mõni päev on natukene raskem, et
ma ausalt öeldes isegi vist ei osanud väga oodata, et milline see on. Aga see on palju parem, kui ma oskasin jälle ette kujutada. Ja ma olen palju rohkem kanaema, kui ma arvasin. Või võib-olla mitte otseselt kanaema, aga ma olen tõesti ta küljes nagu nii kinni, et ma ei taha teda nagu mitte kuhugi anda, panna. Okei, mitte päris nii. Ma tegelikult isegi esimese paari nädala jooksul käisin paar korda kodust niimoodi ära, et Joosep oli temaga üksinda. Ja siis me oleme tegelikult lasknud isegi oma emadel teda korra niimoodi hoida, et me oleme ise kahekesi kodust ära käinud paariks tunniks. Et päris nii klingi ma ei ole nüüd, et oh my god, keegi mu last ei saa. Hetkel muidugi ei saa teda mitte keegi näha ega vaadata, mis on nagu äärmiselt kurb. Ja ma kunagi ei arvanud, et emaks olemine on tõesti nagu nii tore, et jah. Kõik need emotsioonid ja asjad on veel kordades suuremad ja tugevamad, kui ma nagu tõesti oleks alles arvanud, et need olla võivad. Siis on huvitanud ka vankriost, et mis meil siis valituks sai ja kas me rahul oleme. Ühel päeval ma lihtsalt Instagrami scrollides avastasin, et siis Tanel Padari elukaaslane postitas pildi, kus temal ja ta sõbrannal mõlemal olid need Dubati One vankrid. Ja siis ma hakkasin guugeldama lihtsalt nende kohta ja leidsin ainult positiivset tagasisidet ja siis ma leidsin ka Baby Shopi poe, kus vahel hakkas siin natukene kurbüksi ja siis ma leidsin, et Eestis müüb seda ainult üks pood Tartus, Baby Shop, aga neil on õnneks e-pood ka ja siis ma kirjutasin neile. Ja ma sain nendelt väga armsalt sellega hea sõbra hinnaga, et aitäh. Ja ma jätan teile selle lingi siia alla ka, et ma ostsingi selle komplekti, kus on siis Dubati vanker ja Be Safe'i siis turvahell koos Isofixi alusega. Ja see on neil ka väga tihti väga heas pakkumises tegelikult. Ja meie oleme selle vankriga tõesti väga rahul. See käib kergesti kokku, kergesti lahti ja ja igast pinnasest läheb see läbi ja need esirattad saad sa siis panna niimoodi kinni, et need on nagu ainult otse või sa saad need teha lahti, et nendega on nagu lihtne manööverdada, et saab poodi ka minna ja saab turvahälli sinna adapteritega peale panna. Et Joosep ka kogu aeg tänava peal, kui me jalutame, ütleb, et ma ei näe ikka ühtegi teist nii ilusat vankrit. Ja ma reaalselt ostsin selle käru ainult selle järgi, et ma nagu nägin pilti, lugesin, et on head arvustused ja ma ei käinud seda ju ise proovimas ega midagi. Nii et mina julgen tõesti soovitada seda vankrit. Jah. Kas nii naljakas on või? On nii naljakas, jah? Ta on siuke väike rõõmurull. See on lihtsalt nagu väike igas päevas ausalt. Jaa. Mingeid küsimusi oli küll veel, aga kuna ma juba näen, et ma olen mingi 30 minutit filminud, ilmselt ma küll siin monteerin perfil välja. Aga ma hetkel lõpetan siin ikkagi selle video ära. Et kui teil on mingeid küsimusi, soove, mida te tahaksite näha, et me teeme või et millele ma võiksin veel vastata või mis iganes, siis andke kommentaarides teada. Ja Joosepil tuleb kusjuures järgmisel nädalal puhkus, nii et ma juba ütlesin talle, et ole valmis, et me hakkame vlogima. Nii et positiivsema poole pealt siis peaks mingi vlog ilmuma. Kuigi väga kuskil käia ei saa, siis me õues ikka jalutamas käime, otsime selliseid kohti, kus ei oleks nagu rahvamasse koos. Nii et jah, oi. Ops, näeme siis loodetavasti varsti jälle. Lisbeth ütleb ka teile tšau. Tšau. Jaa. Oi jummel. Mis sa räägid siin? Oi. Oi.